Moslemid lahkuvad Ühendkuningriigist massiliselt või vähemalt kaaluvad seda, kuna sisserände vastased meeleolud kasvavad ja Ühendkuningriigis olemine muutub üha vaenulikumaks. TheMuslimnews.co.uk 1/3 moslemist kaalub Ühendkuningriigist lahkumist kasvava islamofoobia tõttu. Ja kuigi ma ei kiida heaks mõtet, et inimesed peaksid põgenema oma elukohast hirmu tõttu, arvestades, et me juba teame, mis on islamistide strateegia ülevõtmiseks, arvan ma, et on aeg, et nad mõistaksid, et see kogu asi, et nad võivad lihtsalt riiki tulla ja keegi ei pane seda tähele, ei tööta enam. See aeg on meist natuke möödas, mu sõbrad. See aeg on möödas. Ja see on tänu platvormidele, mis on võimaldanud meil pidada tõelisi vestlusi selle üle, mis toimub. Kuulame, mida mõned neist öelda tahavad. Tere tulemast saatesse Vastupanu, mina olen teie saatejuht Meira Ka. Kindlasti vajuta tellimisnuppu ja lülita märguanded sisse, et seda videot rohkem levitada, sest me seisame vastu ja nüüd oled ka sina osa meie missioonist. Aitäh, et oled siin. Moslem, sul ei ole muud valikut kui Ühendkuningriigist lahkuda ja kolida mõnda moslemi riiki, sest sinu õed, sinu ema, sinu naine ei ole väljas käies turvaliselt. Ma ei tea, kas ta on väljas käies ebaturvalises olukorras. Ma arvan, et kogu see jutt, et ta on väljas ebaturvaline, käib tegelikult teiste naiste, mitte islamistlike naiste kohta. Ma arvan, et mehed on järjest vähem turvaliselt, kuna üha rohkem mehi Ühendkuningriigis mõistab, et see on probleem. Kui su ema, õde või naine kannab hijabi, niqabi või abajad, siis on oht, et teda rünnatakse. Sa ei saa alati tema kõrval olla. Ja kujuta ette, et tunned end iga kord ebamugavalt, kui keegi kodust lahkub. Kas ma võin lihtsalt öelda, et ma ei usu, et need naised, kes on kaetud, on need, keda tegelikult rünnatakse? Tegelikult ma ei usu, et ma olen näinud peaaegu mingit vägivalda kaetud naiste vastu. Võib-olla inimestele see ei meeldi, võib-olla tehakse selle kohta kommentaare, aga ma ei usu, et neid rünnatakse, sest tead, meie ei usu naiste ründamisse. See on rohkem nende mõtteviis. Ja on huvitav märkida, et see mees niipea, kui ta saab aru, et inimesed on islamofoobid, eeldab, et ohus on just naised, mitte mehed. Sest see näitab meile rohkem tema mõtteviisi kui meie oma. Sa ei saa elada rahulikult, kui tead, et su pere pole turvaline. 5 aastat tagasi oli jutt, et kuule, sa peaksid proovima Ühendkuningriigist lahkuda, tegema hijrat moslemi noormehed. Tead küll, 3 aastat tagasi, sa peaksid proovima. Nüüd on nii, et sa pead seda tegema. On hämmastav, et on sulle viimase 5 aasta jooksul praktiliselt näidanud, kuidas asjad on aina hullemaks läinud ja ainult Allah teab, kui halvaks see tegelikult veel läheb. Te peate hakkama oma lahkumist planeerima. Huvitav, kas see mees ise plaanib oma lahkumist? Ja ma mõtlen, mida ta arvab, kes Allah on. See on huvitavalt teistsugune suhtumine võrreldes sellega, millega me harjunud oleme. Sest meie teada on nad sihilikult Ühendkuningriiki tulnud ja nüüd äkki nad hakkavad hunti hüüdma. Mis see siis on? Mida nad mõtlevad? Me lahkume Ühendkuningriigist. Kuulge, kas me kõik plaanime Ühendkuningriigist lahkuda või välismaale kolida? Tõesti võib olla nii, et siia jäämises pole pikas perspektiivis mingit kasu. Iga inimene, kellega ma oma vanusegrupis räägin, mõtleb Ühendkuningriigist lahkumise peale. Kõik see on sinu. Pidu, tähistame häid aegu, tule nüüd. Jah, tähistame neid. Mul ei ole selle videoga mingit probleemi. Ma arvan, et on imeline, et inimesed kaaluvad Ühendkuningriigist lahkumist, nii et Ühendkuningriigil ei oleks vaja neist ise lahti saada, sest nad peaksid teadma, et nad ei saa lihtsalt tulla teise riiki ja seda üle võtta. See ei käi nii. See ei käi nii. See ei käi nii. Ja mängud on läbi, mu sõbrad. Mängud on läbi, mu sõbrad. Jah, me lahkume Ühendkuningriigist. Poisid, kas me kõik plaanime Ühendkuningriigist lahkuda ja välismaale kolida? Tõesti, siin pikaajaliselt olemisel ei pruugi olla mingeid eeliseid. Aamen, aamen, just nii, sa tahadki seda teha. Sa tahadki teha nii, et neil, kes üritavad siia tulla ja sinu riigi endale võtta, ei oleks mingit kasu, et neile hüvesid ei makstaks. Ja see on väga lihtne õppetund, millest võiks arvata, et meie valitsused suudavad õppida. Kui sinu riigis on probleem, siis selle asemel, et seda probleemi premeerida, tegele sellega päriselt. Nii et ma arvan, et kui me vaatame seda kogu riigi lõikes, siis ma räägin sellest nii. Praegu on tõesti murettekitav islamofoobia tõus. On murettekitav islamofoobia tõus. Ma arvan, et murettekitav ei pruugi olla täpne sõna, aga islamofoobia tõus on olemas. Ja tead, ma olen tavaliselt see, kes ütleb, kas sa võiksid lõpetada hundi appi hüüdmise? Kas sa võiksid lõpetada rassismikaardi mängimise? Aga ma tõesti arvan, et Ühendkuningriigis näevad üha rohkem inimesi seda kogu islamistlikku asja sellisena, nagu see tegelikult on. Ja kui nad kasutavad sõna islamofoobia, siis ausalt öeldes hakkab see natuke väsitavaks muutuma.
me kõik oleme juba kuulnud seda mõtet, et islamofoobia, irratsionaalne hirm religiooni ees, ei ole täpselt see, kuidas me peaksime sellesse suhtuma. Islamofoobia on termin, mis on loodud selleks, et panna meid end halvasti tundma, kui me lihtsalt nimetame probleeme nii, nagu me neid näeme. Ja me ei pea end halvasti tundma, kui ütleme, et me tegelikult ei taha oma riikides võimu haaramist nende poolt, kes pooldavad šariaadi seadust. On nii palju teisi kohti, kuhu nad saavad minna, kus usutakse šariaadi seadustesse ja nad peaksidki seal olema, nad saavad seal elada ja nad saavad seal õnnelikult elada ning meie saame nendega hakkama. Aga nad ei saa tulla kristlikku riiki ja otsustada, et see riik peaks muutuma islamistlikuks, kuid nad kipuvad seda nimetama islamofoobiaks. Nii tunnen ma tavaliselt selle kohta. Kas saaksid lõpetada rassismi kaardi mängimise? Siiski arvan ma, et antud juhul islamofoobia või arusaam islami ohtudest, mis tegelikult ei ole õige termin islamofoobia kohta, vaid on üldiselt õige termin. See on tõusuteel ja ma olen selle üle väga õnnelik. See teeb mind tõesti murelikuks, tead, moslemi naise ja emana. Lihtsalt nähes seda, ma olen tütre ema. Tead, mul on ka poegi, keda ma kasvatan ja ma tean, paljud vanemad räägivad minuga sellest rassismi tõusust ja lõhestavast retoorikast ning rassiteemalisest retoorikast, mis kahjuks on muutumas nüüd tavapäraseks. Jah, kahjuks näeme, et see muutub peavoolus normaalseks. Me peame, ükskõik mis rollis me ka poleks või millises erakonnas me ka poleks, kui me seda näeme, sellele tähelepanu juhtima. Ja just seda paljud meist ka teevad. Nii et teate, ma võtan oma sõnad tagasi. Ma olin selle video alguses õnnelik, sest jah, te peaksite teadlikkus islamismist on tõusmas, aga asi on selles. Nad teevad seda ikka ja jälle. Me peame erakondadesse sisse saama. Me peame kõigile teada andma, kui palju me kannatame, isegi kui see pole tõsi. Juhtub nii, et nüüd ma arvan kasvab taas teadlikkus islami vastasusest, aga just selles olukorras püüavad nad näidata, et vaadake, me peame midagi muutma. See ongi täpselt see, millega nad vasakpoolsetele meele järgi on. Vaadake, kui rassistlikud kõik on. Vaadake, kui palju me peame kartma. See on nii kohutav, see on nii suur tragöödia. Meil on täielik õigus siin olla, bla, bla, bla. Nad mängivad seda mängu täielikult. Ja siis tunnevad inimesed nende vastu tõelist kaastunnet, nagu issand. Ära lange selle lõksu, ära lase end kaastundest mõjutada. See on sõna otseses mõttes nagu Trooja hobune, mis kaebab. Ära lange selle lõksu. Igatahes tuhanded moslemidest immigrandid põgenevad Põhja-Iirimaalt, kui Briti patrioodid protestivad. Nad lahkuvad massiliselt, kui kohalikud vastu hakkavad, lahkuvad sissetungijad. Oluline on mõista, et see on tõsi. Tead, me oleme neid kutsunud immigrantideks, aga ma arvan, et üha rohkem inimesi hakkab mõistma, et see on tegelikult pigem sissetung kui lihtsalt immigratsioonipoliitika. Ja kui inimesed saavad aru, et midagi saab teha ja hakkavad ütlema, et nad ei ole sellega rahul, siis sissetungijad mõistavad, et oot, nad ei saa lihtsalt niisama sellest pääseda ilma tagajärgedeta. Kas me toetame seda vägivalda, mis toimub? Ei. Kas me usume vägivallasse? Kas ma arvan, et ükski inimene peaks olema füüsiliselt rahva hulga poolt taga aetud? Ei, ma arvan, et see on tõesti hirmutav ja see ei ole õige viis asju ajada. Kuid kui inimesed hakkavad ärkama, vastu hakkama ja mõistavad, et midagi toimub, ega jää sellepärast vait, et neid võidakse pidada rassistiks, siis hakkabki tegelikult midagi muutuma. Uus küsitlus näitab, et 48% Suurbritannias elavatest moslemitest tunneb, et nad ei kuulu Ühendkuningriiki. Naljakas on see, et kui küsida 48% Briti inimestelt, siis tõenäoliselt tunnevad ka nemad, et islamistid ei kuulu Ühendkuningriiki. Milline kummaline ja naljakas kokkusattumus. Paljud väidavad, et islamofoobia tõus paneb meid peatselt Suurbritanniast lahkumist kaaluma. Ja ma pean ütlema, et ma arvan, et see ongi täpselt nende inimeste eesmärk, kes on islamistide vastu. Las nad lähevad. Me ei vaja, et meie Ühendkuningriik näeks välja selline. Me ei vaja seda. Ja ma arvan, et paljud meist on selleks hetkeks juba tüdinenud. See on kohutav. 1/3 Briti moslemist kaalub Ühendkuningriigist lahkumist. Ma arvan, et see oligi nende inimeste eesmärk, kes hakkasid sellele tähelepanu pöörama. Ja jälle, islamistid, need sissetungijad, kes tulid siia arvates, et pääsevad sellest lihtsalt, kui nimetavad seda rassismiks. Ma arvan, et nende aeg on läbi saamas. Loodame ja palvetame, et see nii oleks. Aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasite.